tere, kell on 9 ja meie viienda aprilli nii-öelda meie Raju reede jälle algab ja kes vähegi saab, võib ka samamoodi meile lehvitada ja anda märku, et ta on ikkagi olemas ja kes vähegi viitsib, võib kaamera lahti võtta. Et ma siin ka hommikul lõpetasin töö ja tormasin kähku autosse ja siis praegu ka, ma ei saa kindaid ka kätte panna, sellepärast et siis ma ei saa oma asju käes hoida aga mõtlesin just selle peale, et pagan, nii külm on ju, auto on üleni lumine ja mõtlesin, see on nagu täiesti räige inimõiguste rikkumine minu meelest, et meid siukese kliimaga on õnnistatud, aga õnneks me oleme Xera platvormiga ühenduses ja tegelikult meil on natukenegi lootust, et, et varsti ma küsin ka kõigi käest, et kas teil on kodune töö tehtud. Et räägin natukene, mis meil plaanis on siin täna teile nii-öelda jutustada ja mõtlesin siis sihukeste teemade peale, et kuidas teile tundub? Mul on niisugune tunne, et kõik maailmas kordub, eks ole, meil kõik igasugused erinevad moevoolud tulevad tagasi ja see on meil siin juba läbi käinud pikalt, et kõik uus on unustatud vana ja seda on meil siin ennegi räägitud. Aga mõnes mõttes on see statistika vahest ka kurb, eks ole, kui me vaatame siin ajalugu, sest tegelikult kõik kordubki. Et mida edasi läheb, seda rohkem aeg, võib-olla seda põlvkonnad, mõned unustavad mõned asjad ära, aga tegelikult me ju teame, et maailmas on ennegi olnud, on need kriisid ja pankrotid ja börsid kukuvad kokku ja sõjad tulevad ja küüditamised ja küll ei ole arstiabi korralikult kättesaadav ja kellel mis probleemid on, defitsiiti on igas vallas kogu aeg olnud, on ju. See on nagu sihuke nagu muster ja kõik põlvkonnad tegelikult arvavad, et meiega seda niikuinii ei juhtu, eks ole, on ju. Aga nagu me näeme, mis meie ümber siin maailmas toimub, siis on nagu päris hirmus, eks ju. Ja mina olen nagu vähemalt oma kogemusest nii palju aru saanud, et tööd rügades pole absoluutselt mitte keegi veel rikkaks saanud. Ma ei tea, kuidas teil on, et kui keegi on saanud, et siis võib nagu kätt tõsta, aga millegipärast on alati see, et osad inimesed on natukene paremas majanduslikus seisus kui teised ja need pisikesed mutrikesed, kes siis selle raske töö ära tegelikult teevad, need tegelikult ongi nagu need, kellel pole elu nautimiseks nagu üldse aega. Ja kui vanasti oli orjapidamine moes, siis pandi inimesed enda eest tööle, siis täna on tehnika nii palju edasi arenenud, et me saamegi panna, eks ole, need robotid enda eest tööle, mis on tegelikult nagu hästi-hästi tore, onju. Aga nüüd küsimus ongi selles, et kas sa oled sellesama rongi peal, kas sa hüppasid selle rongi peale või oled meiega ühes paadis või kuuled seda, mis me täna teeme alles 10 aasta pärast. Et selle peale nagu võiks mõelda. Ja me võime ükskõik mida või keda kritiseerida, eks ju, et kui sa ise nagu midagi ei muuda, siis tegelikult ei muutu ju mitte midagi, et ma arvan, et nii mõnigi inimene võib minuga nagu nõus olla selles suhtes, eks ju. Ja nagunii kõik kordub. Et ma tahaksingi täna selles külmas ilmas, eks ole, raputada kõik nii-öelda talveunest välja, mis siis, et lumi on meil maas ja käed, varbad ja sõrmed külmutavad, aga paneme kindad kätte, jope selga, tegelikult ei ole ju külma ilma on ju valed riided, eks ole, et täpselt samamoodi võib selle paralleeli meie ellu tõmmata, et ei ole halba olukorda, vaid on võib-olla valed lahendused, et tuleb leida lihtsalt need õiged lahendused ja siis üks samm korraga hakata liikuma, et noh, kuhu ma ikka tahan jõuda oma jutuga, on see meie sama see tore platvorm, mis on siis meil siin käeulatuses ja meile nii-öelda kandikul ju ette toodud, eks ju. Ja uued ajad tulevad niikuinii peale, ükskõik kui kaua me sellele vastu võitleme või vaidleme, eks ole, on ju. Et kunagi, kui tulid ka esimesed need pangakaardid ja raha läks digitaalseks, eks ju,
Eks kõigil olid omad arvamused, hirmud, et kuidas see ikka töötab. Täna on see nii loogiline meie jaoks, et sa lähed poodi, maksad kaardiga või lähed, võtad automatist raha välja, keegi ei muretse selle peale, et tegelikult füüsilist raha ju ei olegi. Et sulle natukene niimoodi näpuotsaga antakse seda katsuda, aga tegelikult on ju kõik see digitaalne, et meie kõik raha on ju ainult numbrid kellegi kontol ja kuhu siis meie see platvorm liigub, on ju ka see, et numbrid meie kontol. aga kui selle eest saab elu nautida ja süüa osta, siis on ju tore, et tegelikult ei ole ju vahet, on ju, et mismoodi me seda raha hoiustame, eks ju. ja kuna meil siin 31. märts, eks ole, läks ilusasti see Quantwise'i nii-öelda start lahti ja ma kuulasin ka neid ingliskeelseid, neid esitlusi sealt ja siis need arendajad seal ka ütlesid, on ju, et noh, ongi digitaalne maailm ongi keeruline ja kui sa ei ole sellega ennem kokku puutunud, siis noh, sa oled õigesti aru saanud, see ongi keeruline. aga vahest on olukord selline, et sa lihtsalt pead seda olukorda ja võib-olla seda firmat uskuma, eks ju. ainuke asi, see oligi nende sõnum, et ainus asi, millest sa pead aru saama, on see, et just see tehnoloogia, mida nemad siis nagu pakuvad, aitab sinul ja su perel kindlustada su tulevikku. et noh, põhimõtteliselt nii ongi, et tuleb lihtsalt ilmast, noh, lihtsalt seda firmat usaldada ja arendajaid ja polegi vaja süveneda, et hüppa lihtsalt peale ja sõida. ja siis mul tekkis selline paralleel, eks ole, onju, et noh, põhimõte on nagu ühistranspordis, eks ole, et kui sa täna tahad sõita linnas kuskil bussiga, eks ole, või ka maal, eks ole, et sa ei hakka ju bussijuhi käest küsima, ei tea, kas ta ikka tead, see buss ikka sõidab sinna, kuhu bussijuht keerab, eks ole, või mida iganes, eks ole, et sa ju hüppadki peale ja sõidad, on ju, kui sulle öeldakse, et näe, akna peal on kirjas, on ju, et Tallinn-Tartu ja et tahad Tallinnasse saada, siis sa selle bussiga ka Tallinnasse saad, on ju, sa ei pea nagu arvama, et äkki ta keerab poole tee pealt vasakule kuskile või keerab otse ringi, eks ole. et noh, näiteks näide sihuke, eks ole, et oletame, et sa tahad tulla Lõuna-Eestist Tallinnasse, on ju, oletame, on ju, ja, ja sul on, noh, ütleme nii, et sa pole kunagi Tallinnas käinud, aga täna tahad tulla Lõuna-Eestist Tallinnasse ja sa oled kuulnud, et sihuke uus ja äge linn on ju, noh, meil on ju kõik pilvelõhkujad ja puha, eks ole, et noh, et on ju äge, eks ju. ja sul on vaja minna bussijaamast näiteks Kaubamajja, eks ju, et noh, et seal on mingi sihuke äge pood pidi olema, onju. ja just täna on seal allahindlused, eks ju. ja sulle öeldakse, onju, et kui sa sinna bussijaama oled jõudnud, et kuidas sa sinna Kaubamajja siis saad, et selleks number 4 tramm viib sind sinna, eks ju. et no mis sa nüüd siis teed, onju, et kas sa hüppad selle trammi peale ja sõidad sinna või hakkad rääkima mingit seda juttu, nagu tavaliselt tõmmatakse paralleele, eks ole, et ei, mina ikka ei usu, et see tramm sinna sõidab ja jumal teab, onju, et kas see tramm üldse sõita oskab ja mine tea, kus ta keerab, äkki keerabki tõesti vasaku asemel hoopis paremale ja noh, et ma ei jõua nagu mitte kunagi sinna kohale, eks ole, et noh, päris karm, eks ole. et las need Tallinna inimesed siis ise sõidavad sellega, et noh, et ma ei tea, ma vaatan igaks juhuks kaugelt pealt, onju, et kui nemad kohale jõuavad, et siis ma võib-olla otsustan, onju, et noh, et vaatan, et kas ma julgen sinna minna, sest noh, et ma olen nagu kuulnud, onju, et kui ma sinna nagu sisse lähen, onju, et siis on seal veel nagu jube keeruline, et seal on mingisugune validaator ja ma pean veel mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse pileti seal nagu kuidagi saama ja ma ei tea, üldse noh, keeruline värk onju. ja et ma ikka vaatan ennem, kuidas nendel Tallinna inimestel läheb, onju. või siis tulen järgmise trammiga ja vaatan, eks ole, või lähen jala, eks. nii, okei okay., nii, aga ähm, et nad on need kaasaegsed vidinad, eks ole, need on ikka nagu jube keerulised, onju. nii. aga oletame, et siis paned siis jala sinna kaubamaja poole minema, onju. et noh, see tundub nagu kindel vana ja sisse harjunud, et jala ikka jõuad kohale. aga siis, kui kohale jõuad, siis avastad, et sihuke üllatus on ju, et tahtsid minna sinna allahindlustele nii-öelda oli selline pakkumine ja kui kohale jõuad, siis mis juhtub, on see, et oled veel rohkem väsinud, kui sa enne olid, eks ole, onju, kiirest kõndimisest onju, selg on märg, hingeldad, eks ole, ja mis kõige hullem, need soodushinnaga tooted on ka tegelikult juba läbi müüdud. no vot, ja mis siis nagu meie
meie tüüpiline inimene ütleb, et nojah, et näed, et sina olid ja nemad olid siis õigel ajal õiges kohas, et need, kes seal trammiga läksid, on ju, et nad ostsid kõik asjad ära, on ju, et mulle nagu jäänudki, on ju, et oleks mul ikka nii palju õnne olnud ja vedanud, eks ju. et see on nagu tüüpiline, on ju, et ja mis teil viga on ju, te olite õigel ajal õiges kohas. et noh, tegelikult see tuleb nagu hästi tuttav ilmselt kõigile ette, aga noh, tegelikult õnn on ju igaühe enda kätes, et sul on täpselt samasugused võimalused täna nagu kõikidel teistel. et noh, kui sa natukene mõtled, et kuhu see tramm siis ikka nagu keerata oleks saanud, et tegelikult ta sõidabki mööda rööpaid ja sa pead lihtsalt seda süsteemi usaldama. et, et kuidas siis jõuda siis sinna punktist A punkti B on ju. Aga meie see Quantwise tegelikult see ei ole lihtlabane tramm, eks ole, vaid noh, kui me nüüd tõmbame paralleeli, siis ta on selline üle helikiirusel kihutav kiirrong, eks ju. ja meil on täna täiesti lahtised uksed, et me võime sisse astuda, onju. ja kuna tegemist on tehisintellektiga, mis õpib ajas, siis noh, seal ei olegi nagu vaja sul asjadest aru saada, me ei saagi neid asju lõpuni tegelikult aru, sest kunagi vanasti, noh, väga paljud krüptoinimesed, kes on nagu nende teemadega varasemalt kokku puutunud, eks ju, et nemad tõmbavad kohe paralleelid, on ju, et tegemist on mingi kauplemisrobotiga. tegelikult on see valgusaastate kaugusel, eks ole, sellest kauplemisrobotist, sest kauplemisrobotile antakse käsklus ja tema teeb tehinguid ja siis pärast vaadatakse, kas läheb õnneks või mitte, aga meie tehisintellekt siis õpib ajas ja noh, mis seal protsendid olid väljas, eks ole, keskmiselt 82% on tehingud kasumis ja meile makstakse siis kasumi pealt välja siis seda protsenti, millise litsentsi sa endale soetasid, on ju, et vastavalt siis selle kasumi saame endale ja kui see robot on miinuses nii-öelda oma tehinguga kogemata mingil põhjusel läinud, siis sina selle eest midagi maksma ei pea ja mahakasult midagi ei võeta, nii et tegelikult kui sa ei võta sealt ka raha välja, siis ta töötabki sellise loogikaga, et ta paneb kogu aeg ju sinna kasumi juurde ja siis ta kogu aeg kaupleb suurema hinnaga. et ma olin eile siis nagu tööl, täna hommikul lõpetasin nii-öelda ja meil oli üks hästi tore töökaaslane, kellega me siis juhtusin sellest kogemata rääkima, eks ju, et ega ma siis ju meelega seda ei rääkinud, eks ju, aga tuli välja ja õhtul veel Karen aitas mul endal ka selle Quantwise'i tööle panna ja siis mul oli kohe hea võimalus, võtsin arvuti lahti ja hopa et sihuke lugu meil, et vaata, mis me siin teeme ja siis poiss kratsis kukalt meil seal ja ütles, et okei, väga äge, tore on ju ja täna hommikul ma näitasin talle natukene niisugust numbreid ka, mis seal olid muutunud ja eile õhtul ma veel viskasin nalja, et noh, no ei, et vaatame, kui kutsed ei ole, siis ma lähen siin praegu viskan pikali on ju ja nii-öelda kui mina magan, siis see teeb minu eest tööd ja ma ei pea muretsema oma palgatõusu pärast. täna hommikul siis oligi meil uus uudis, et meil oli olnud palgatõus ja meie töökaaslased osad olid seal väga-väga mures, sellepärast et see palgatõus jäi 10 senti väiksemaks, kui oli lubatud. et kõik need 40 senti, mis ta siis tõusis, noh, ma ei hakanud midagi ütlema, aga ma täna selle 40 sendi pärast ei muretse. nii et mõtle siis, mida sa tahad, et kas sa tahad olla meiega ühes paadis, ühes trammis, ühes rongis, sõita meiega koos, sest noh, tegelikkuses, kui ma neid kuulan, neid arendajaid, siis ka seal oligi, et arendajatel endal käed värisevad selle peale erutusest, mida see tehisintellekt siis nagu on teinud selle aja jooksul, kui nad seda siis nagu katsetavad. nii et need, kes jäävad siis ootama ja päriselt isegi ei proovi, et proovida saab ju ka väikeste summadega, ei pea ju hullu panema, aga pärast, mõne aja pärast, võib-olla 10 aasta pärast näiteks on ju, et ükskõik kui hea sprinter sa oled, sa tegelikult ei saa joosta selle rongi peale, mis eile ära läks või nädal tagasi lahkus, eks ole. nii et tasub mõelda, et kellega sa siis koos tahad liikuda, kas nendega, kes liiguvad uuendustega kaasa või nendega, kes jäävad maha, et liigud mahajääjatega. mõlemad variandid on täna laual. nii et vot selline väike mõte siin minu poolt. aga Külliki, kas sa saad vaadata, kas
kas meil Tea on siin kuskil, et meil oli siin niisugune ja on. hea võimalus, et äkki Tea jagab oma seda, et ma andsin siin juba paar nädalat tagasi kõigile koduse ülesande, et kui kellelgi on mõni hea mõte, kuidas jagada seda inimestega, tõmmata paralleeli meie selle erinevate litsentsiostudega ja siis selle meie platvormiga, tuues seda siis nagu noh, ühesõnaga meie inimestele sellisesse nagu reaalsuse võtmesse, et tea, kas sa oled valmis meiega natukene jagama seda oma lugu? Nojah, hinge viskas mu vette. Ma tegelikult jäin täna hommikul hiljaks, ma ei kuulnud, mis te siin alguses rääkisite. Aga ma mõtisklesin siin üks päev sellist mõtet, et inimene saab kodust kaasa mingid õpetussõnad eluks. Minu isal oli ikka see väljend, et ärimees on ajuti rikas, aga põllumees on põline rikas. Ja minu meelest on siin Xeras ka see põlise rikkuse võimalus täiesti lahti mängitud. Et vaata, kui sa paned kartulid maha, tähendab, kui sa tahad hakata kasvatama kartuleid, siis esimesel aastal pead seemnekartuli ostma. Sügisel sa võtad kartulid üles ja sorteerid ära. Seemnekartuli eraldi, toidukartuli eraldi. Järgmisel aastal sul on järgmiseks kevadeks seemnekartul on sul olemas, aga talve sa elad selle toidukartuliga üle. Ja nii see kordub. Xeras on ju samamoodi, et ostad mündid, paned kasvama, alati on sul seemnekartul jälle olemas ja talve elad ka üle. Tsükkel kordub niiviisi. no just, väga hea, eks ole. ja nii, et kõik saavad ka seda Tea lugu kasutada, eks ole, oma inimestele asjade selgitamiseks ja alati saab sellele igasugustele lugudele mingisuguse vindi ka veel peale keerata, eks ole, et näed, üks asi tuleb see seemnekartul osta, aga kui sul maad ei ole, siis kõigepealt sa pead ostma selle maa. et kui me tõmbame selle platvormiga nüüd selle jälle täis paralleeli, eks ole, siis ongi, et kõigepealt tuleb maa osta, eks ole, raha leida, ehk siis meil on ka, eks ole, pead selle litsentsi ostma, siis lähed turule, ostad seda seemnekartulit ehk siis seda münti, mida sinna kasvama panna, eks ole, ja lõpuks, eks ole, kastad ja hoolitsed selle põllumaa eest, eks ole, meil on ka siin, eks ole, et sa pead noh, ikka hoidma oma platvormil silma peale, kui sa tahad paremat kartulit saada või suuremat teenistust siin platvormil, eks ole, siis on vaja inimesi kutsuda, eks ole, meie seda kuulama ja teenida veel ka lisaraha, siis sul see kartul kasvab suuremaks lihtsalt, eks ole. ja noh, nii ongi, et sügisel võtad selle kartuli üles ja sul on kahte sorti kartulit, eks ole, üks jääb seemneks ja teisega tee, mis tahad, mine müü turul maha või osta uut seemnekartulit ja pane suurem põld, eks ole, kartulit täis järgmiseks sügiseks ja nii see on. et selles mõttes hästi-hästi super võrdlus Tea poolt minu meelest, et ja siis ma küsin siin, kas kellelgi on veel oma lugu rääkida, kellel on mingisugust paralleeli tõmmata, et saaks veel mõne huvitava loo. nii, Karen. hommik. Tea, väga, väga hea lugu, inimesed alati saavad aru nendest kartuli ja seemnete näidetest, et neid võiks isegi julgelt rohkem sisse tuua. aga ma sain Hängilt eile päris ka niisuguse lihtsa näite, mida võib näiteks eriti kinnisvara inimestele tuua, ka selle tahvliga või mitte tahvli, tabeliga seoses ja litsentsiga seoses, et kui sa täna näiteks ostad kinnisvara, siis üldiselt teenitakse kahel viisil. üks on see, et selle kinnisvara väärtus ajas kasvab, aga teine on see, et kui sa nii-öelda välja üürid, siis sealt tekib sulle ka igakuine passiivne rahavoog. siis täpselt sama on ju selle litsentsiga. jah, sest kui me soetame litsentsi, me soetame likviidsust, me paneme selle likviidsuse justkui siis 3 aastaks kinni, aga selle väärtus ajas kasvab täpselt nagu kinnisvara väärtus. nüüd, mis juhtub lisaks,
lisaks ta loob meile mitte igakuist sissetulekut, nagu on kinnisvara üürimisega, vaid igapäevast lisasissetulekut. Ehk seal on ka kaks teenimisviisi. Üks on see, et vara väärtus tõuseb. Teine on siis lisa nii-öelda passiivne rahavoog. Et ka sihuke näide, mis võib-olla kinnisvara inimestele võib täitsa tuua. No nii, väga hea ja kell läheb meil halastamatu kiirusega, meil on veel oma järjejutt lugemata. Et panen siis ennast lugemiseks valmis, aga kodune töö on ka järgmiseks reedeks, nii et ärge ära unustage siis. Et kui kellelgi on midagi ägedat jagada, andke teada. Nii, aga ma võtan siis jälle selle toreda raamatukese ette, eks ju. Me siin rääkisime nendest mini-inimestest ja väikestest hiirekestest, kes siis nii-öelda metafoorina jutustuses otsivad seda enda uut juustu ja kes siis ei ole kuulnud algust, midagi ei ole teha, vaatab, kas siis vanad need järjejutud, mis on Külliksel ilusti üles pandud meie Telegrammi, vaatab üle või siis proovib lihtsalt aru saada, millest me räägime, et me lähme siis edasi. Nii, meie jutt lõppes siis eelmine nädal selle peal, et need inimesed jätkasid oma tavapärast elu, midagi muutmata, aga hiirekesed siis olid juba nuskinud välja natukene parema koha ja tormasid sinna järgmise lao poole. Nii. Mini-inimesed siis. Nad jätkasid oma igapäevast elu, midagi muutmata. Nad läksid juustulattu jott ja ei leidnud sealt juustu ja vantsisid tagasi koju, kandes muresid ja pettumust endaga kõikjal kaasas. Nad püüdsid toimuvat eitada, aga tegelikult oli neil aina raskem leida und. Igal järgmisel päeval oli neil üha vähem energiat ja nad muutusid aina närvilisemaks. Nende kodud ei olnud enam nii kindlad ja kaitsvad kohad, nagu olid olnud varem. Mini-inimestel oli raskusi magamisega ja nad nägid õudusunenägusid sellest, et ei leia enam kunagi oma juustu. Aga siiski naasid ja haa, iga päev juustulattu jott ja muudkui ootasid seal. Ütles, kas tead, kui me aktiivsemalt tegutseksime, siis avastaksime, et tegelikult ei olegi midagi muutunud. Tõenäoliselt on juust kuskil läheduses. Ehk nad lihtsalt peitsid selle seina taha. Järgmisel päeval naasid ja haa tööriistadega. Hoidis peitlit samal ajal kui haa tagus haamriga, kuni nad olid suutnud raiuda juustulao seina augu. Nad piilusid sisse, kuid ei leidnud juustu ka sealt. Nad olid pettunud, aga uskusid, et suudavad siiski probleemi lahendada. Seepärast alustasid nad aina varem, jäid aina kauemaks tööle ja tegutsesid aina aktiivsemalt. Aga mõne aja pärast ei olnud nad saavutanud muud kui üksnes suurema augu seinas. Haa hakkas mõistma erinevust aktiivse ja tulemusliku tegutsemise vahel. Aga äkki tegi ettepaneku, peaksime siin lihtsalt istuma ja vaatama, mis saab. Varem või hiljem peavad nad juustu siia tagasi tooma. Haa tahtis seda kangesti uskuda. Niisiis läks ta iga päev koju puhkama ja naasis hommikul vastumeelselt koos iga juustulattu. Aga juust ei tulnud enam kunagi tagasi. Nüüdseks olid mini-inimesed hakanud näljast ja stressist nõrgemaks jääma. Haa oli lihtsalt väsinud ootamast, et nende olukord kunagi paraneb. Ta hakkas mõistma, et mida kauem nad oma juustuta olukorras viibisid, seda viletsamaks nende seisund muutus. Haa teadis, et nad on kaotamas oma teravust ja indu. Viimaks hakkas Haa ühel päeval valjult enda üle naerma. Ha-ha-ha. Vaata nüüd ometi meid. Me teeme kogu aeg muudkui samu asju ja imestame, miks meie olukord paremaks ei muutu. Kui see ei oleks nii naeruväärne, oleks see veelgi naljakam.
Haale ei meeldinud mõte hakata uuesti läbi labürindi jooksma, sest ta teadis, et ta eksib ära ja tal ei olnud aimugi, kust võiks juustu leida. Aga ta lihtsalt pidi naerma oma rumaluse peale, kui nägi, mida hirm temaga teeb. Ta küsis Hmmilt, kuhu me oma jooksukingad panime. Neil võttis tükk aega, kuni nad need leida suutsid. Sest kui nad olid juustulaost juustu leidnud, olid nad kõik oma asjad ära pannud, arvates, et neid enam vaja ei lähe. Kui nägi oma sõbra jooksuriideid selga tõmbamas, ütles ta, sa ei kavatse ju ometi uuesti labürinti siseneda. Miks sa ei võiks lihtsalt koos minuga oodata, kuni nad juustu siia tagasi toovad? Sest sa lihtsalt ei taipa, mis toimub, ütles H. Ka mina ei tahtnud seda tükk aega uskuda, aga nüüd ma mõistan, et nad ei pane meie eelmist juustu ealeski tagasi. Aeg on minna ja otsida endale uus juust. Vaidles talle vastu, aga mis siis, kui kuskil ei ole enam mingit juustu? Või isegi kui on, ei pruugi meie seda leida. Ma ei tea, vastas H. Ta oli esitanud endale samu küsimusi juba liiga palju kordi ja tundis nüüd jälle samu hirme, mis olid teda samas kohas paigas hoidnud. Ta küsis endalt, kust ma tõenäolisemalt juustu leian? Siit või labürindist? Ta maalis enda silme ette kujutluspildi. Ta nägi end labürinti sisenemas naeratus näol. Kuigi pilt teda üllatas, tekitas see temas hea tunde. Ta kujutles, kuidas ta aeg-ajalt labürindis ära eksib, ent samal ajal süvenes temas veendumus, et viimaks leiab ta sealt uue juustu ja kõik sellega kaasnevad head asjad. Ta võttis julguse kokku. Siis kasutas ta kujutlusvõimet, et maalida oma vaimusilma võimalikult usutav pilt kõige realistlikumate üksikasjadega. Endast uut juustu leidmas ja selle maitset nautimas. Ta nägi end söömas suurte aukudega Šveitsi juustu, ereoranži, cheddarit ja Ameerika juuste, Itaalia mozzarellat ja imelist pehmet Prantsuse camemberti ja nii edasi. Siis kuulis ta midagi ütlemas ja mõistis, et nad olid ikka alles sealsamas, ilma juustuta juustulaos jott. H ütles, kas tead, vahel on lihtsalt nii, et asjaolud muutuvad ja need ei ole enam kunagi sellised, nagu olid varem. Mulle tundub, et praegu on just niisugune aeg. Selline on elu. Aga elu läheb edasi ja ka meie peaksime edasi minema. H vaatas oma luidrat kaaslast ja püüdis talle aru pähe panna, aga hirm oli pöördunud vihaks ja ta ei kuulanud teda. H ei tahtnud olla sõbra vastu jäme, aga ta lihtsalt pidi naerma selle üle, kui totakad nad mõlemad välja nägid. Kui H valmistus lahkuma, tundis ta endast taas vitaalsust tärkamas, teades, et ta suudab lõpuks ometi enda üle naerda, lahti lasta ja edasi liikuda. H naeris ja teatas, käes on labürindi aeg. Naernud ega vastanud, H võttis väikese terava kivi ja kirjutas seinale ühe tõsise mõtte, et selle üle aru peaks. Nagu tal kombeks oli, joonistas H mõttetera ümber isegi isuäratavat juustupildi, lootes, et see aitab taas naeratada, rõõmsamaks muutuda ja alustada uue juustu jahti, aga ei tahtnud seda näha. Seinalt võis lugeda. Kui sa muutuda ei suuda, võid välja surra. Siis pistis H pea labürinti ja piilus murelikult ühele ja teisele poole, mõtles, kuidas ta küll oli sattunud sellesse täiesti juustuvabasse olukorda. Ta oli arvanud, et labürindis ei pruugi üldse juustu leida või vähemalt ei pruugi tema seda sealt üles leida. Niisugused kohutavad veendumused olid muutunud ta liikumisvõimetuks ja teda pikkamööda suretanud. H muigas. Ta teadis, et imestas ikka veel selle üle, kes võttis tema juustu, aga H imestas hoopis, miks ma end ometi tegutsema ei järgitanud. Miks ma ei taibanud juba varem juustu järele liikuda? Kui ta oli labürinti sisenemas, vaatas H sinna poole, kust oli tulnud ja tundis selle paiga lohutavat mugavust.
ta tundis, kuidas tuttav ümbrus tõmbab teda tagasi, kuigi ta ei olnud siit juba mõnda aega juustu leidnud. H tundis endas ärevust ärkavat ja mõtles imestusega, kas ta tõesti tahab labürünti minna. Ta kirjutas enda ette seinale küsimuse, mis ta hinge vaevas ja põrnitses seda mõnda aega. Mida sa teeksid, kui sa ei kardaks? Ja nüüd on kell saanud jälle 2:30 on läbi saanud. Me oleme juba jõudnud 66. leheküljeni, nii et meie raamat läheb päris jõudsalt edasi. Ja järgmiseks reedeks kodutöö, mõtle välja mingisugune oma paralleel ja ära unusta, et AI töötab siis, kui sina magad ja teenib sulle raha. Et praegu on veel käimas need viimased kampaaniad, eks ole, et saab veel soodushinnaga seda eluaegset osta, erinevad variandid. Nii et kellel vähegi huvi, andke teada ja saame täpsemalt siis näidata, kuidas seda endale soetada, kui ei ole veel keegi endale sellest ettekujutust saanud. Nii, Stelle tahab midagi öelda. Tere hommikut, mul on küsimus, mis kuupäevani see kampaania kestab, ütleme, kas see on nüüd teadmata, et läheb lihtsalt ära või on see ka konkreetselt 14. aprill. 14. aprill oli see minu viimane info. Sa räägid sellest litsentsist praegu? Õige, jah, me ju seda ei teagi. Sa räägid litsentsist, aga me rääkisime Quantoisist praegu, kas ma ajasin segamini midagi? Ei, sa ei ajanud segamini, ja just. Karen, sul on infot? Me seda ei tea, jah. Et ma saan aru ikkagi õigesti, et litsents on 14 üleval, eks ole, et seda me saame veel kasutada, aga just kui me räägime nüüd praegu sellest nagu heast pakkumisest ikkagi selles mõttes eluaegsetest nendest, et kas seal ei ole ju mingit kuupäeva paigas? Ei ole, jah. Selge, siis ma olen õigesti aru saanud, ma tahtsin just täpsustada, et mulle tundus, et ma olen midagi maha maganud jagatavast, aga aitäh info eest. Aga tšau praegu ja kohtume siis järgmistes kõnedes. Kena päeva.